Hei, mina olen Aalika ja täna me oleme siin, et saada teada, kas Eesti värskemad muusikapalad kruvivad mulle või paraku ei kruvi. Kas see on, see on Pilates. Ütlen ausalt, alguses, kui see lugu välja tuli, siis ma ootasin midagi teistsugust, sest see nimi ja Florian Vaal feature on, ma ootasin midagi nagu, võib-olla nagu keerulisemat. Seesama koht, Pilates. Ise nagu seda laulu ei kuule, niisama playlistis, aga nad tegid suht laheda show tegelikult seal Eesti laulul. See oli nagu lahe. Et ma arvan, sellel laulul on nagu palju sellist stseenilist potentsiaali nii-öelda. Ehk siis teatraalset potentsiaali. Kruvib. See on... Kehakeel räägib rohkem kui 1000 sõna. Et oleme palju rohkemat kui vaid sõbrad. Sa oled maitsev kui pulgakomm. Nii magus ja hea, sind sama ma pean. See on mitte tõsiselt võetav laul, ma ütleks, minu jaoks. Beatriisi laulud üleüldse need, mis on nagu kõige populaarsemad, on nagu hästi lahedad. Just nagu sellised, et nendel on mingi selline omapärane energia. Et ei ole päris nagu selline professionaalne värk on ju, et nagu mingi Adeelikas või Lady, kõik need on ju. Aga just selline, mingi Antsla festival ja mina tantsiks küll. Tule lämme teeme koos ühe limpa, kange ei lähe teeme ühe mojita. Ja see on nagu nii hea opening phrase, vaata. Et nagu vend lihtsalt ei mõelnud liiga kaua või liiga palju selle peale, et millega ta nagu alustab oma salmi. Ta lihtsalt oli mingi bibibimpa, bibibibimpa. Bibibimpa, bibibibimpa. Selliste laulude puhul mul on ka raske öelda, kas see kruvib või ei kruvi, sest nagu ma ütleks küll, et kruvib, aga samas nagu mina ei kuula sellist muusikat, et pigem mulle isiklikult ei kruvi, aga niimoodi üldiselt ma ütleks, et kruvib küll. Tule lämme teeme koos ühe limpa. Ja ma nii saingi aru, et see oli helasa. Kohe esimese asjana tuli meelde, kuidas ta pani TikToki sellest, et keegi kirjutas kommentaari selle laulu kohta, et see on Ann-Marlen Temust. Praegu ei läinud see mõtte ära mul peast. Aga mina niimoodi küll ei arva, kuigi ma arvan küll on selline värk praegu meil Eesti maastikul, et sellist naiselikku drum and bassi nüüd nagu kuidagi omas ühel hetkel ja omab nüüd Ann-Marlen ja kui keegi hakkab seda ka tegema, siis see nagu on mingi, et ei, meil on ainult Ann-Marlenis vaja. Küll, aga mulle meeldib, et Helesa otsib ennast ja kuidagi proovib natukene nagu teistsugust suunda võtta. Et ei tohi kunagi karta proovida uusi asju. Mulle meeldib kõige rohkem see Kristiine, kui Kristiinesse sisse sõidate. Seal on see sild, kus kõik need Elronid sõidavad läbi. Ja seal paremal pool on selle silla peal keegi ballooniga kirjutas mugavus tapab kollase värviga. Ja see on mul lemmik asi Tallinnas, ma arvan, et iga kord, kui ma sõidan kuskile sinna poole, siis ma vaatan aknast välja, olen mingi, ei tohi seda kunagi unustada. Ja tegelikult Prodo on väga hea. Ma hakkasin juba mingi elust rääkimas. Kruvib ja veel ühe korra kruvib. Boondocks. Üldse ei tea. Ei see praegu on hästi moodne, selline kõla ja tal on selline vokaal, mis on
mis on ka paljudel sellistel indie-rock vokalistidel, et hästi selline otsekohene ja avatud. Aga ma nagu otseselt nagu ei jäänud mulle südamesse see laul, ma ütleks niimoodi, et noh. See võib olla just minu playlisti ei juua seekord kahjuks, aga ma ei tea, võib-olla tõesti ma jõuan koju, siis kuulan nende varasemat loomingut, sest ma ausalt öeldes võib-olla isegi tean mingit laulu. Olen kuskil kuulnud, aga jah, pigem ei ole üldse teadlik, eks jah. Sutov intro. Kas see on... Ma olen tulnud liiga kaugelt, ma ei saa alla anda. Kas on üldse väärt seda suitsis, mõt nendega ma iga päev võitlen. Ma olen seda juuksis kuulanud. Sofoor läbi jälen liiga palju, ma ei maida paist välja, ma tunnen ennast paljana, emotsioonid ääre peal, mu emotsioonid hallala. Mulle meeldib selline sound hip-hopi muusikas, sellest räppis, selline veits nagu melanhoolne, selline veits pessimistlik. Et selle tõttu näiteks üks lemmikutest räpartistidest mul on Arop, just see viimane looming eriti, mis tal on, see kõik aamen ja aia ja just selle tõttu, et sellel on nagu selline veits sound, et ma olen küll seda elu juba ära elanud, et mul on nii palju kogemust, et elu on ikka raske raisk. Selline umbes ma ütleks, et mulle meeldib selline sound ja selle tõttu ma arvan, mulle meeldiski see Marcella album täitsa meeldis. Ja see lugu ka on väga hea, ehk siis 100% kruvib. Tallama üle, ma pean tallama üle, öin, mis ma elanud olen. Aha. See, Frankie Animal on ju. Meenutab, just praegu sain aru, keda see meenutab mulle. Jungle'it väga meenutab. See sama stiil, see need plaksud samal ajal ja selline veits vintaažikas sound. Et kohe ei saakski võib-olla niimoodi aru, et see on Eesti laul, kuigi salmis ma ütleks küll, et on natukene sellist aktsenti kuulda. Mõningad meile oskavad nagu seda aktsenti kuidagi varjata, et mul kuidagi see salm võib-olla nii palju ei kruvi, aga see refrään väga kruvib. Siis jällegi on dilemmana meil siin. Aga ei, ma pigem ütleks ikka, et see laul küll kruvib mul. Et mulle meeldib see üleüldine selline tuju ja iga kord, kui see kuskil mul Instagramis välja tuleb, siis ma alati veits nagu vaibin koos nendega, et hästi lahe. See on Nöppi uus miks. Droppi ootel. 1 hour later. No, tulgu. 2 hours later. Kas üldse see tuleb või? No nii, nüüd. Ja nüüd tuligi. Opa! Okei, ülilahe. Oli hea mõtte seda droppi ära oodata. See oli väga lahe. See ikka mõjus. See mõjutas mind praegu. Et nöpp on nöpp ja ta on väga tubli, ta on väga töökas. Mulle meeldib, et ta viimasel ajal läheb rohkem ja rohkem sinna folgi poole, mis on väga cool, sest jällegi sellist asja kuskil meil pole maailmas ja see teebki seda nii eriliseks. See väga kruvib, väga lahe track. Peaks seda endale ka salvestama nüüd. Rütmi, mida iganes. No see on lege lugu ikka praegu. Max on, vabandust, Kermo Murel on nii lahe karakter. I love it. Ja mu vanemad on mures, vanemad ei tea, ma olen fucking Kermo Mure.
Päris suured munad peavad olema selle jaoks, et sellist laulu välja lasta. Selliste sõnadega ma mõtlen just. Aga see läks kõigile nii peale, sest esiteks see on nii relevantne lugu. Esiteks, kui mina oleks koolis praegu õppimas ja mind kiusaks keegi, siis ma iga hommik läheks matemaatikale kõrvaklapid peas ja ma olen oma koolis ebapopulaarne. 100% kruvib Kermamure-Liis the best. See oligi tänane episood. Nagu oli näha, siis mõningad laulud meeldivad, mõningad olid pibipimpad, aga selline on elu ja nii see ongi. Vaadake järgmise episoodi ka, sest see on Eesti kõige parem saade. Ja täiega kuulake minu muusikat ka.